Nii. QTEX ja Drifty Bridge. Nii, juba läks käima ja pumm, 364, Drifty Bridge sai endale kohe aja. Okei, sups ja valmis kiirelt, nii kiirelt kui salata sai, nii kiirelt ka see lõppes. Paneme edasi. Võistlus ei ole veel kaugeltki lõppenud. Nii, Drifty Bridge ja QTX. Ja siin käis küll asi väga kiiresti. Drifty Bridge liigub edasi. Nii. So to maximize your winning chances, you're with two robots today. Yes, I'm with two robots because we built this robot with my friend, but he couldn't come today, so I am driving two robots. So if you would have had third one, you have maybe taken all the podium? Maybe I have had one, but it's lost already. Okay, we'll see, but good luck for you. Nii jah, meil on siin punnamütsike ja samalt meeskonnalt teine robot, Bridge Racer. Jah, ja küsisin siis Bridge Raceri looja käest ka paar kommentaari. Ai. Ja nimelt siis ütles looja, et ta on kahe robotiga sellepärast, et ta selle teise roboti tegi koos ühe sõbraga, aga see sõber ei saanud täna tulla, siis ta peab neid kahte robotit ise sõidutama ja ma muidugi mainisin talle, et ta oleks võinud kolmanda ka siis juba kaasa võtta, et siis oleks lootus nagu terve poodium ära võtta. Siis ta ütles, et kolmas on tal küll olemas, aga see on kadunud, et muidu oleks võib-olla jah kaasa võtnud. No vot, mis lugu. Aga eks paistab, konkurents on ka tugev siin vastas võistlejad all on Tallinna Tehnikaülikooli tudeng ja ma tahaks ära mainida, et ei pea olema mitte infotehnoloogiat õppiv, vaid näiteks see noor härra õpib seal tööstust tsiviilehitust. Ai, kus lõpus. Oi. Nii see ei saa kohe mitte minna. Mitmes robot on siis? Esimene. Ja kaua sa seda ehitasid? No eks ma kokku umbes 3-4 päeva võib-olla. Ühesõnaga tegelikult sellise roboti ehitamine väga kaua aega ei võtagi ja kus sa nii-öelda õpetussõnad selle jaoks said? Eks TTÜ robotiklubis. Olgu, aga nüüd siis kohe selgub, mis su robotiga edasi saamas on. Uus katse tuleb, et saad enda väljaku või roboti kohe taas väljakule panna. Okei, me teeme ühe ikkagi katse veel. Bridge Racer palus 15 sekundit, pahastab enda refid ära ja siis saame jätkata kohe.
reeglites ei ole nagu defineeritud seda, et mis juhtub siis, kui teine robot sõidab teisele otsa. See voor läheb kordamisele sellepärast, et kuigi siin vastasmängija sõitis välja ja oleks võinud eeldada, et siin minu ees olev robot võidab selle kohtumise, siis siiski ta ei saanud seda sõitu lõpuni teha ning alati on võimalus, et enne finišit, eks robot sõidab joone pealt välja ja aga see, me väga pikalt ei muretse selle pärast, sest me saame ikkagi selle katse ära teha, mis on tore. Nii. Punamüts ja Bridge Racer. Nii, kas Bridge Racer teeb samasugust käkki? Punamütsike lae kirjas, vägev. Punamütsike siis rahulikus tempos võitis selle kohtumise ära. Bridge Racer siis sai 4. koha, 4th place for Bridge Racer. Ja omaette astuvad vastu QT EX ja Punamütsike. Ja Punamütsik siin. Selle võistluse kaotaja saab 3. koha ja võitja liigub edasi juba finaali. Nii. Punamütsike on safe. Aigu TX-il läks nii ilusti. Nii, Punamütsikil 6-2-6. Nii. Punamütsike on lõpus. Nii, Punamütsikese läheb kirjas. Ja QTEX saavutas Robotex 2013 joonejärgijate võistlusel 3. koha. Aplaus! Tubli, QTX. Nii ja nüüd võitlus esimese koha pärast. On see nii? See on nii. Just, oleme jõudnud finaali. Nii. Punamütsike ja Drifty Bridge. Jah, ütlesin õigesti. Siin on mingisugune sümpaatsus sildade vastu tekkinud. Huvitav küll, miks? Praegu siis nii, et järgmise sõiduga
on võimalik selgitada välja juba võitja. Juhul, kui järgmise sõidu võidab Drifty Bridge ehk siis minu poolt vaadatuna vasakul võistlev võistleja, siis on nemad saavutanud esikoha ja punamütsike teise koha. Juhul, kui punamütsike suudab siin Drifty Bridge'i aega lüüa, siis läheb veel finaal edasi. Nii. Ja keskus. Väga tasavägine. Kohe saame teada ka ajad ja siit arvutiekraanilt paistab, et Robotex 2013 joonejärgijate võitja first place Drifty Bridge. Teine koht, punamütsikene. So I have here Robotex 2013 line following first place, Drifty Bridge. Congratulations. Is this your first time on Robotex? No, it's my third time on Robotex and third time first place in line follower robot. So it's the third streak. Congratulations. So thanks. What's different with this robot since regarding last year's robot? Also last year we built this robot to the Robotex and win competition. We want to build a robot as we like visually and technically. So this is it. Okay. What's like? Was there some part that you focused on specifically? Like this is the feature we want to really stress. I think we focused on everything. Yeah. We focused mainly on tires. For good traction, we focused on very precise sensors, fast motors and stable and everything. So do you have like any suggestions for people who would like to come to Robotex? You know, they want to build a robot. Do you have like any tips about building a robot and managing the team? Just a few ideas. I don't know. It's difficult to say. Every people build robots how they like it. So I can't teach what I think, maybe. So, I don't know. That's fine. Will you be joining us next year? Maybe, yes. We hope to see you. Anyway, congratulations again. Thank you. And yeah, you can make your way to the stage. Congratulations. Ja paar kiiret sõna ka siis teise koha võitjatega punamütsike. Kaua siis sellist väikest punamütsikest kokku panite? No meil tõenäoliselt läks mingi 10 tundi võib-olla selle asja peale. Et suhteliselt vähe, jah. Me oleme täiesti üllatunud, et selline tulemus sellise väikse töömahu juures. Ja mis te arvate sel juhul, et kas igaüks, kes on huvitatud sellise roboti kokkupanemisest, on selleks suuteline või nõuab see mingit oskusteavet siiski? No kõik, mis on vajalik selle kokkupanemiseks, on täiesti äraõpitav ja tegelikult algteadmisi ei ole vaja väga palju. Kaua olete üldse, ma küsin siis mõlema käest, et kaua robootikaga tegelenud olete? No mina olen elektroonikaga tegelenud peaaegu terve elu, aga selle programmeerimisega muidugi suhteliselt vähe, et siin õnneks tuli mul kolleeg appi, No robootikaga mina olen tegelenud suhteliselt vähe, võib-olla kokku alla 6 aja. Aga programmeerinud ma olen nagu oma lõbuks õppinud natukene. Rohkem ei ole. Ühesõnaga ühe mehe puhul 6 aega tegelenud sellise roboti ehitusega ja selle konkreetse roboti pannud üldse siin
väga lühikese aja jooksul kokku ja Robotexilt teine koht. Suur tänu teile ja ma ei kujuta ette, mida te mehed siis järgmine aasta teete või kui te peaksite veel paar kuud robotit ehitama, mis siis veel saama hakkaks. Aga igal juhul loodame teid ka järgmisel aastal näha ja nüüd siis seadke ka oma sammud ja meie saame oma pilgud lavale, kus hakkab toimuma autasustamine. Nii, ja jätkame siit lava pealt joone järgimise autasustamisega. Võistlus on olnud väga-väga põnev. Nagu te mäletate eelmisest aastast, eelmine aasta meil käis ainult aja peale, see aasta double eliminationi vormis, mis siis tagas palju suurema põnevuse. Nii, ja liigumegi edasi kolmanda koha juurde, mille pälvis robot nimega QT Duck EX. Please come on the stage, please. Robot named QT Duck EX, third place. Applause. Liigume edasi joone järgimise teise koha juurde, mis see aasta erinevalt kahest eelmisest on tulnud kodumaale ja selle pälvib robot nimega Punamütsike. Aplaus! Kas teised ainult kestas? Ei, seda ei ole 2 aastat olnud, et eestlased pildile on jäänud joone järgimisega. Nii, ja meil on jäänud ainult esimene koht, kes ei ole siin sellel aastal jällegi taas muutunud. Kui ma ei eksis, võib-olla isegi 3. korda Robotexi joone järgimise võistluse on võitnud Drifty Bridge from Latvia. Come to the stage, please. Aplaus joone järgimise võitjatele!